Tere, minu nimi on Martin Koroško ja ma olen Tallinna Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht. Tänases podcastis me räägime minu meelest ühest maailma põnevamast asjast, milleks on tark linn. Ja selleks, et seda teemat käsitleda, on mul külas või vestluspartneriks Toomas Türk, kes on Tallinna linna ettevõtlusameti innovatsioonijuht. Ning miks me sellest räägime, on seotud sellega, et koostöös Tallinna linna ja Tehnopoliga me lansseerisime sellise vahva asja nagu innovatsioonifond, mille eesmärk on siis toetada neid ettevõtteid, kes tahavad Tallinna linnaruumis midagi innovaatilist ära teha. Aga detailideni jõuame. Tere, Toomas! Tere! Kuidas läheb sul? Kuidas innovatsioonitase Tallinna linnas on? Ma arvan, et innovatsioonitase, kui võrrelda nagu rahvusvahelises vaates, siis kindlasti on väga hea ja tugev. Okei. Ma küsin niipidi, et Targa linna innovatsioonifond on mõeldud ettevõtjatele ja tark linn on tegelikult meeletult lai mõiste. Ja minu jaoks see tähendab võib-olla sellist mõnusat ja mugavat linnakeskkonda, aga ettevõtjate jaoks see tähendab tegelikult väga palju uudseid ärivõimalusi. Et mida see tark linn linnavalitsusele ja sulle tähendab? See on tegelikult väga õigesti tõidki välja, et see elamisväärne linn, võib-olla see ongi see, mida me võiksime mõista sellise nutika või hästi toimiva linnana, mis ongi siis nagu selline ingliskeelest tõlgitud mõiste tark linn. Aga kui me vaatame, mida see tegelikult võiks tähendada nagu linna kontekstis, siis linna kujundavad inimesed, ehk siis, et mida rohkem on meil selliseid nutikaid ja teadlikke inimesi, kes omakorda kujundavad paremini võib-olla linna majanduskeskkonna ja kõik need uued alustavad ettevõtted, tehnoloogiad, kõik muud, mis siin linnas võiksid toimida. Ja siis me räägime ka sellest, et linn võiks olla nii-öelda väga hästi toimiv keskkond, elukeskkond loomulikult ja see liikuvus, mis linnas alati on üks selline väga oluline märksõna, toimiks hästi, aga tegelikult see, mis puudutab linna juhtimist ehk siis linna valitsemist, et ka seda saab siis arendada ja paremaks muuta. Aga millised need kõige prioriteetsemad väljakutsed targa linna juures on, et kõik omavalitsused ja kõik riigid tegelikult võistlevad meeletult selle nimel ja nad kõik tahavad keskkonnana muutuda teistest paremaks, et lihtsalt motiveerida ärisid üle tulema, inimesi üle tulema ja olla lihtsalt sellised silmapaistvad keskkonnad, nagu sa mainisid. Et millised need tegelikult peamised väljakutseliinid on? Et ütleme, mobiilsusest ja transpordist on väga palju räägitud, aga kas on veel mingid sellised suundi, mida ekstra välja tuua? Jaa, tegelikult kõige olulisem asi, mida linn saab teha, on linn saab olla nii-öelda selline võimaldaja. Ehk siis tegelikult, kes annab võimaluse näiteks tekkida sellisel tehnoloogiaettevõtete ökosüsteemidel, arendada loomemajandust, vaadata uusi selliseid trende, mis nagu nii-öelda selles linnas võiksid toimida ja mis annaks nagu võimaluse, et siia just tahetakse investeerida, siin tahetakse äri teha ja siin muutuks elukeskkond nagu paremaks. Tänasel hetkel, mida me saame rääkida, on see, et väga oluline on kõik see nii-öelda kohanemine. Et kui me vaatame kas või tänast nagu sellist majandus või sellist elukeskkonnas olukorda, mis meil on siin teatud põhjustel, siis sellest tulenevalt võiks öelda, et ka selline uus vaade, et kuhu me tahame siit edasi jõuda selles kliimavaldkonnas, mis puudutab võib-olla sellist nagu roheluse teemat, mis puudutab kindlasti sellist ressursside paremat taaskasutust. Aga täna siin me tegelikult kõige rohkem võib-olla räägiksime sellest, et tegelikult oluline on ka just innovatsioon. Ehk siis, et missugused uued võimalused, seda ei saa linn nagu üksi teha, vaid võimaldajana ta saab pakkuda seda just, et need samad innovaatilised lahendused tuleksid ka linna nii-öelda sellise juhtimise juurde ja ütleksid, et need on need võimalused, mis aitaksid linna paremaks teha. Tallinn on üldiselt päris avatud sellistele asjadele. Eesti linnad tegelikult üldiselt üldse on, sest keskkond on piisavalt väike. Aga kas sa oskad meid kuidagi asetada maailmakaardile, et oma ameti tõttu sa kindlasti puutud kokku hästi paljude linnadega, riikidega, te vaatate, õpite üksteiselt, et kas on mingid selliseid keskkondi, mille sarnaseks Tallinn tahab saada või äkki on Tallinn üldse hoopis kuskil seal top siukse 10 sees, et meil tegelikult eriti palju nagu õppida ei ole, aga me tahaks teistele suunda näidata. Et kuidas sa tunned, kuidas me positsioneerime selles valdkonnas ennast? Jaa, et selleks me ei pea kaugele vaatama, et loomulikult üle lahe Helsingi on väga nii-öelda tuntud ja tunnustatud tark linn siis, aga tegelikult ka kõik Põhjamaade pealinnad ja suuremad linnad. Loomulikult ütleme, kus on nii-öelda selline võib-olla privaatsusesse suhtutakse nagu teistmoodi, siis tehnoloogia mõttes on ka Aasia linnad väga tugevad, võib-olla mingi muidki näiteid, mida sa praegu hakkaks välja tooma.
Kui vaadata, et kuhu me nagu positsioneerime, siis loomulikult, mis on meie nišš? Meie nišš on tegelikult digitaalne linn. Et kõik see, mis on see e-Eesti võimalus, see tegelikult ju siin Tallinnas toimib ja võib-olla siin me võime küll öelda, et me oleme ikkagi, mina ütleks isegi, et Tallinn võiks olla laiemas mõttes etalon, ehk siis, et kuidas tegelikult asjad peaksid toimima. Ja väikest Eestit ja Tallinnat me selle läbi müümegi suureks. Okei, et kui nagu Eesti on digiriik, siis Tallinn võiks olla selline tark digilinn. Just nii. Ja siinkohal ma näiteks toongi näite, et kui me võtame nagu näiteks, et kes on nagu Eestis kõige rohkem avaandmeid pakkuv organisatsioon, siis selleks hetkel on Tallinna linn. Okei. Ma tean seda, et Tallinna linnale tõenäoliselt pakutakse meeletult palju lahendusi. Et tulge võtke kasutusele, proovime läbi ja see innovatsioonifond natuke seda tühimikku või võimalust ka nagu katab või täidab, et see annab sellise väga lihtsa ligipääsu ettevõtjatele linnaga suhtlemiseks. Aga kuidas te üldiselt selliseid kaasusi menetlete või kuidas te üldse sellist innovatsioonitaset hoiate ja kuidas te näiteks erasektoriga läbi käite? Jaa, et selles mõttes on meil kindlasti endal laiemalt mõttes ökosüsteem, ehk siis, et nagu näiteks ka mitte pöörduda otse linna poole, vaid ka näiteks Teaduspark Tehnopooli poole ja sealt nii-öelda tulevad sellised ideed, mis saavad koha peal rakendust. Aga me tegelikult tegime esimese katse, tegime eelmine aasta näiteks Startup Weeki ajal, et kus samamoodi Startups Meet Tallinn, kus tegelikult siis 28 startupi soovis Tallinna oma lahendusi pakkuda, me kuulasime 10 neist, valisime välja 3 tükki, kellega me tegelikult selles mõttes leiamegi, et me tahame neid lahendusi juurutada. Sealt meil nagu kinnistus see mõte, et see innovatsioonifond on väga hea lahendus, millega me saame tõmmata just selliseid ägedaid asju ligi ja panna ise ka vahendeid neid asja realiseerimiseks. Ja mõnikord ma tahan öelda, on olulisem nagu aru saada protsessidest, et kuidas tegelikult toimib mingi asja rakendamine, juurutamine ja millist ettevalmistust see startup vajab ka selleks, et tulla näiteks otseselt mingi linna või vastava ameti juurde ja rääkida, et näete, et selline lahendus võiks aidata nagu midagi paremaks muuta. Kui me räägime sellest, et innovatsioon teevad linnad ja tahavad, et erasektor oleks võimalikult palju kaasatud, et kuidas sa näed Eesti ettevõtete aktiivsust? Et kas nad tegelikult mõtlevad selle peale, et teha omavalitsusega koostööd või riigiga koostööd, seda pigem ära kommenteeri, aga räägime omavalitsuste tasemel. Et kas ettevõtted tegelikult mõtlevad selle peale ja nad tahavad seda süstemaatiliselt teha või tegelikult linn peabki siin, ütleme, poole maa peale vastu tulema ja tegema need võimalused kuidagi meeletult lihtsaks ja neid väga hästi kommunikeerima? Ma arvan, et sa ütlesidki väga õigesti, et siin ongi, et kusagil tuleb nagu vastastikku üksteisele vastu tulla. Et tegelikult see võimalus ongi nagu koostöös. Et kuidas see võiks nagu kõige paremini toimida, see loomulikult ajas see muutub nagu. Küsimus on tõesti selles, et millised lahendusi tegelikult ka otsitakse. Et kui me toome tänase innovatsioonifondi näitena, siis me tegelikult näiteks oleme pannud fookuse just hetkel kuumadele teemadele. Need on tegelikult näiteks turismivaldkond. Kõik see, mis on saanud väga tugevalt pihta, et missugused on need uued võimalused, millega siit võiks edasi minna. Toome näiteks selle, et on muutunud nagu nii-öelda töö, kodu, vaba aeg veetmise võimalus rohkem näiteks mingi oma kodu ümbruse või asumi kesksemalt, et mis võimalusi seal võiks rakendada. Ja ütleme koostöö kas või Helsingiga näiteks, mis on üks ka näide, et mis võiks anda nagu väärtust või sellist võimalust juurde, et kui ei ole ainult Tallinn see, kuhu skaleerida saaks oma äriideed või lahendust või testida seda, siis võimalus on näiteks ka võib-olla seda koostöös teha üle lahenaabritega tulevikus. Aga räägime natuke trendidest ka, lihtsalt, et anda ettevõtjatele perspektiivi, et milliste lahendustega tasuks tulla. Et ma esiteks küsin, et millesse sa rohkem usud, et kas riistvara või tarkvara? See on selles mõttes nagu hea intrigeerib küsimus, et mõlemale peaks võimaluse, aga ma arvan, et tegelikult rohkem isegi seondub see, et mis väärtust või kasu see loob. Et sealt tulenevad ka võib-olla nii-öelda see riistvara ja tarkvara põhiselt on võib-olla need andmed ja see sisu nagu kõige olulisem. Aga sa enne mainisid, et Tallinn on hästi palju andmetele keskendunud täna ja on valmis neid andmeid kasutusele andma. Et kuidas tegelikult ettevõtjad saavad teada, milliseid andmeid on võimalik kasutada, kuidas neid on võimalik kasutada ja kuidas see protsess tegelikult käib tagatoas? Jaa, et loomulikult on väga palju infot, mida nagu on olemas ja mõnikord me isegi ei tea, nagu millist infot võiks kättesaadavaks teha või mis andmestikke vaja on. Et hea näide, mida me saame alati tuua, on geoportaal. Et kui vaadata Tallinna linna endal on välja töötatud geoportaal, kus on tegelikult erinevad sellised
siis kaardi või muid rakendusandmeid, mida on võimalik siis kasutada. Ja noh, mõningatel juhtudel jah, võib-olla see on ka selline ühistegevus, et püstitada neid ülesandeid eesmärke, on erinevad uuringud, mida on tehtud koostamisel ja mis on ju tegelikult töös on ka väga selgelt just linna uue arengukava vaates eeltöö ja andmestike kogumine ja tegevus. Nii et noh, tulemusi ja võimalusi on palju tegelikult, mida siit võiks leida. Alati on küsimus ka hästi palju sellise uudse idee rakendamises, et mida uudsem, seda riskantsem. Kui palju tegelikult on mõistlik kopeerida, et on selliseid lahendusi tegelikult olemas, et okei, et see töötab väga hästi kuskil teistes linnades ja nüüd on meil ettevõtjad, kes toovad selle Tallinnasse, et kas see on ka okei või pigem me otsime siin rohkem sellist täiesti uudset lähenemist? Loomulikult, et kõik selline uudne, mis on nagu just Tallinna vaates uudne, on tervitatav. Et eraldi küsimus on jah see, et kuidas see kohandatav on siis nagu, et kõik see algab sellest, et kellele see kasu on, ehk siis, et mis on see nii-öelda väärtuspakkumine, nagu klassikaliselt võiks öelda. Et on see siis nagu tegelikult nagu näiteks linna kodanikule suunatud, linna ettevõtjale suunatud, on see võib-olla linna külalisele või siis, ma ei tea, vaatame kas või nagu digitaalsele kodanikule, keda meil tegelikult ka väga palju juba erisidentsuse vaates. Me teame omast käest ka teaduspargis Tehnopol, et kui me püüame selliseid väga-väga uudseid asju päris ellu tuua, me toome küll seda väiksemal skaalal enda linnaku, ütleme sellises piirkonnas, siis need sellised esimesed raskused on meeletult suured. Et väga palju tekib sellist katse eksitul meetodil nagu tegemist ja vigasid tuleb meeletult palju sisse, kontrollima peab ja lõpp selline resultaat sõltub ikkagi väga palju sellest meeskonnast, kellega sa töötad, sest nad tavaliselt ongi sellised just alustanud. Et kui palju te täna olete valmis selliste meeskondadega koostööd tegema või te tahate, et see projekt oleks juba päris elus või kuidagi mingi tasemeni valideeritud? Tõsi on see, et teatud tingimusi on, mis puutub innovatsioonifondi taotlemise vaadet, aga samas ütleme, need pöördumised, mis on linna poole, eelmisel aastal võin öelda, need on kusagi circa 100, et on kindlasti see, et me nagu aitamegi nagu meeskondadel valmistada, sest nagu ma ütlesin, selline arusaamine juriidikas protsessist, sellest, kuidas tegelikult jõuda nagu mingisuguse tulemuseni, on üpriski pikk protsess mõnikord. Ja see ongi see tugi või avatus just, mida saab nagu linna nii-öelda teatud siis spetsialistide juhtide poole pealt pakkuda. Ma arvan ka, et see on väga õige märksõna, sest tegelikult ei ole küsimus, et kas, vaid pigem küsimus, kuidas. Ja kui me vaatame nagu linna peale, siis tundub ikkagi väga-väga-väga suur organisatsioon. Ja kui sa lähed sinna midagi müüma, siis tegelikult sellise alustava ettevõtjana on see peaaegu et võimatu, kui sind keegi ei toeta parasjagu. Et kuidas teie suudate need mõtted läbi suruda? Et ütleme, kui tulevadki need samad ideed sisse, mis mõni käsitleb näiteks turismivaldkonda, mõni sotsiaalhoolekandet, teine transporti, logistikat, et kuidas te saate kõik üksused niimoodi tööle, et need ideed pilootideni jõuaks? Jaa, muidugi teatud ressursid on piiratud, aga kui ütleme, võtame mingid sellised teemasid, mis on võimalik nagu konkreetselt väga nii-öelda arusaadava ja selge väärtusega nii-öelda lahendusena kohe nagu kas või mingisugusesse pilooti võtta, siis esimene samm ongi see, et me tegelikult ikkagi vastava ameti, vastava nii-öelda sellise ütleme siis spetsialistide ringiga nagu käime selle teema nagu läbi ja püüame nagu aru saada, et millises kontekstis hetkel nagu on võimalik kohe seda kasutusele võtta, sest mõnikord on ka näiteks nii, et see võib tähendada mingisugust eelarveressursside planeerimist, see võib tähendada mingi piloodi läbiviimist, see võib tähendada ka lihtsalt seda, et seda teemat on vaja nagu 2-3 korda tutvustada, rääkida, võib-olla tuua mingeid näiteid. Ja võib-olla üks selline praktilisem pool, mis tegelikult aitab ka edasi viia ja mida me kindlasti tahaksime näiteks jätkata, on see, et me saaks nagu nii-öelda sellise tutvustada, mida mujal on tehtud või mis on see muu praktika, sest et kui sa tood nagu häid näiteid ja tõesti nagu nii-öelda näed, et kuidas neid asju on rakendatud juba, siis on ka kindlam, et tekib arusaamine, et mis asi see nagu tegelikult on nagu Tallinna kontekstis. Jah, et ma arvan ka, et kui me räägime sellest innovatsioonifondist, et siis see on ka üks minu meelest suurepärane katsetus ja sellest rahast kaugemale on minu hinnangul ka palju tähtsam tegelikult see, et sa saad seda süsteemselt linnale müüa ja tegelikult läbi sellele saadki ju sisuliselt referentskliendi, kui kõik peaks õnnestuma, pluss sa saad siis sellise toote valideerimiskogemuse ja see iseenesest on juba väärt meeletult palju
ma ei tea, raha näiteks või aeg, mis sa muidu kulutaksid selle tsükli läbi tegemiseks. Et ma tahangi öelda, et näiteks Tallinn Innovation, siis Tallinn Innovatsioone on tegelikult üks selline kontseptsioon, mida me tegelikult olemegi just väljaspoole pakkumas, et kuna väga paljud kohalikud teised omavalitsused pöörduvad Tallinna poole ja küsivad, et kuidas teil ühte või teist asja on tehtud, te olete siin digitaalselt väga tugevad, et siis me saame just nagu näidata, meil on need use case'id või sellised nagu reference-näited olemas, täiesti kirjeldatud ja me täitsa toetame neid ettevõtteid ka välisturgudele liikumisel, et see on kindlasti selline lisanduv väga selge osa. Okei, aga motiveerime kandideerijaid veel, et räägime nendest lahendustest, mis sinu hinnangul on täna linnaruumis kasutusel, mis on, võib-olla nad ei olegi kõige unikaalsemad, aga mis on suurepäraselt õnnestunud näiteks Tallinna kontekstis. No tegelikult ega minnes ajaloos veidikene kas või tagasi, siis tegelikult juba 20 aastat tagasi alustati näiteks väikest viisi näiteks mobiilse parkimisega, mis tegelikult nüüd on nagu täiesti normaalne osa. Et see on see, kuhu me tegelikult võiksime välja jõuda. Aga mis siin hiljutisest näidetest võib-olla välja tuua, siis loomulikult selline targem infrastruktuur, et me oleme eelmisel aastal ligemale 900 sensorit linnasüsteemi üles pannud. Me vaatame, toome näiteid siin kas või ütleme tänavate arengutes, kus nagu kasutatakse selliseid mõõtmistehnoloogiaid, et kui palju liikuvus siis on. Me räägime sellest, et erinevates hoone automaatikalahendustes on erinevaid uusi võimalusi katsetatud ja nii edasi ja ütleme see, mis puudutab tõesti näiteks mingit turismivaldkonda, sellist kogukondlikku teemat, jättes kõrvale või vabandust, et kui just nagu tuua veel näiteid, siis nagu haridusvaldkond kindlasti on oluline, sotsiaalvaldkond on väga kindlasti suur ja tähtis teema, et siin me ootame nagu kindlasti häid ideid. Ja innovatsioonifondi raames siis me toetame ettevõtteid kuni 15 000 euro ulatuses ühe projekti kohta. Ja, see on kaasfinantseerimise osa, mis on siis kuni 50%. Et tegelikult, kogu projektist. Ja. Ja selle innovatsioonifondi taotlemise tähtaeg on 24. august. Just nii. Ja kõik, kes vähegi soovivad siis linnaruumis midagi ära teha, kas siis rahaga või ilma rahata, on oodatud taotlust esitama. Just, nii et julgustame kõiki tegema Tallinnat veel ägedamaks. Aitäh, Toomas! Palun!